Me oleme nüüd Jüri Luige juures, kes on ilmselt Võru linna, kui mitte kõige informeeritum, siis vähemalt üks informeeritumaid inimesi, kes suhtleb erinevate ringkondade ja erinevate asutustega ja kellel seetõttu on alati midagi sellist rääkida, mida võib-olla paljud teised ei tea. Nüüd sa kohtusid äsja Võru linnapea Anti Allasega, kes rääkis sulle seda, et ta tahab kangesti Võrust ära. Et hoopiski siis Riigikokku või kuidas selle asjaga täpsemalt oli? Jah, see kohtumine oli puhtjuhuslikult eelmine reedel pärast lõunat, kui ma oma autoga käisin Peugeot teeninduses Tartus korralisel ülevaatusel ja nägin seal linnapea Anti Allast. Jutt läks kohalikule poliitikale ja siis ma küsisin, et kuule, et kas sa paleepööret ei kaarda, et Riigikogu valimised on tulemas ja vastavalt kõigele muule võidakse paljud asjad ümber mängida. Ta ütles, et see on isegi tore, kui toimub nii-öelda riigipööre. Et siis on tal täiesti vabad käed keskenduda ainult Riigikogu valimistele. Siis küsisin, et kuule, et mis sul on siis Ossinovskiga nii hea diil, et sa juba eeldad, et kas või 2-3 häält, aga sa oled nimekirjas seal nii ees, et kui sotsid saavad sisse, siis on sul ka koht olemas. Mille peale ütles, ega ma nüüd nii kehvas positsioonis tänud nendele headele tulemustele siin ei ole Ossinovski juures. See on selge, järelikult tal on hea koht ootamas. Ja ongi nüüd, nagu öeldakse, mott, mida oli tarvis tõestada. Kõikide vahenditega, mis linnal ja maksumaksjal välja pakkuda oli, Allas oli alati pildil, avas mida vaja, isegi seda, mida ei olnud vaja ja tulemus on, kõik näete, päris hästi kukkus välja. Ja nüüd, kui on tulem käes, siis on selge, et seda ju tegelikult see linn eriti ei huvita, ta lihtsalt tahab saada Riigikogusse. Aga sellega peab ta siis edestama väga paljusid teisi, näiteks siin on tugevad kandidaadid, kes siin sotsidel veel on, Kalvi ja... No seal on nüüd selline lugu, et või Rein Järvelil näiteks või... Ei nimesid võib palju tuua, aga konkreetselt Võrus tegi ta ju kirjade järgi super tulemuse sotside jaoks, sest sotsid said enamuses Eestis kotti. Siin näed, mis välja kukkus. Aga kui nüüd peaks juhtuma see tohutu ümbermängimine siin Võrus, siis Anti peab siiski arvestama ka sellega, et kui ta mängib nüüd sotsid opositsiooni, siis võib-olla siin eelnevalt märgitud Kalvi Kõva ja kõik seal veel teisi, eks ole, et äkki need asutsevad pärast seda teisel, nemast natuke kõrgemal, seega ausalt öeldes tema väide, et tal on nii-öelda nagu minu termin, siga ükskõik, et ta saab keskenduda Riigikogu valimistele, kuradi kahtlane business. Et ta on siis sisuliselt pannud kõik linna raha mängu puhtalt selleks, et saada ise Riigikokku? No kõik ei ole ikka, mõni asi jäi teistele ka, aga tegelikult ma kasutan uuesti väljendit. Kõik võimalikud vahendid, mida sai kasutada enese reklaamiks, selle ta on ikka usinasti ära küll kulutanud. Aga kes siis Võru uueks linnapeaks saab? Ütleme, kui toimub võimupööre, siis sellisel juhul... See tähendab, et keegi hüppab siis sotsidest üle või? Jah, siis on lihtne. Kes seal on, Kotmans näiteks, kes on... Siin võib olla Kotmans, siin võib olla veel paar inimest, kellega ma olen niimoodi rääkinud praegu, aga... Kes ei ole rahul siis selle... Jah, tähendab... Et nii suur häälte enamus tekitab juba isegi sisekadedust. Pluss too, et kuidas nüüd kohad jaotati. Nii et kui toimub võimupööre, siis vaadake, pakun välja sellise versiooni. Keskerakond teeb täpselt nii, nagu Tallinn ütleb, ühel lihtsal põhjusel. Nii Anneli Ott kui ka Tulik tahavad saada Riigikogusse ja Tallinn määrab eestpoolt järjekorra. Ehk teiste sõnadega, linnapea uues koalitsioonis oleks Tulik, Kotmanis oleks abilinnapea, Miks saaks oma vana koha tagasi, Anneli Otile kas antakse midagi või mitte, sõltub läbirääkimistest, ega ta nii väga tahagi, tal on Riigikogu koht olemas ja kui ta mängib ühte jalga, see tähendab seda, et temal on seal eespool nimekirjas koht olemas, ma ei tea,
kõik on nagu okei. Nii et ausalt öeldes, kui nüüd Reform ja IRL väga nõudlikult ei ole, siis nagu nägite, eestpoolt saavad plats saab lagedamaks. Volikogu esimeste osast üks linnapea, abilinnapea koht jäi üle, kõikvõimaliku teisi, jagada on ma ilmasju. Isegi Visnapuu jääb sama koha peale, kui isegi nii palju inimesi läheb eest ära, näiteks, kui et Visnapuu peaks sama volikogusse. Aga kas see jagamine võib toimuda siis enne Riigikogu valimisi või pärast? Ei, see, kui läheb jagamiseks, siis see saab toimuda kindlasti enne. Pärast ei jaga enam keegi midagi. Aga nüüd Võru linnavalitsus nüüd sai 2 aastat, sai Markuse kadumisest, et Markus, kes kadus siis Võru südalinnast sisuliselt, ja Võru linnavalitsus on olnud väga vaikne sel teemal või ei ole nagu üldse kaasa aidanud selle asja lahendamisele. Et miks sa arvad, mis see põhjus võib olla või? Markuse koha pealt ma tahaks olla hästi poliitkorrektne. Tegemist ikkagi politsei teemaga. Ka minuga on ühendust võetud ja küsitud selle erinevaid versioone. Mis seal salata, paar asja, nagu ma aru sain, on ikkagi veel töös. Ja Võru linnavalitsus. Aga mis neist sõltub? Mitte midagi. Ja eriti nüüd, kui nemad ei ole uurimisorgan, ütleme niimoodi. Mis küll on mulle linnavalitsus ette heita, täiesti, ütleme, null suhtumine. Kurat, viisakuse pärast võiks ikka kodaniku initsiatiivi rohkem üles näidata, kaasa tunda, mida iganes. Ühesõnaga, tehku või mulligi, et neid see asi huvitab. Aga niisama tuima näoga piirduda 2-3 pressiteatega ja anda initsiatiiv ükskõik kellele, kuigi tegemist on ju ikkagi linna kodanikuga, kes kaduma jäi. Kurat ei saa aru. Aga mis seal siis võib olla? Kas seal võib olla mingi kinnimätsimine või mingi selline asi, et sellest eriti ei taheta nagu rääkida või? Kuule, Võrus, kus kõik kõiki tunnevad. Eks me ju kõik teame, millega ta tegeles ja millega oleks võinud nii-öelda väidetavalt tegelda. Poliitkorrektne vastus on selline. Ei saadud hakkama, et nagu öeldakse ahjusoojalt asja ära lahendada, siis nüüd lihtsalt otsitakse variante, kuidas seda teemat edaspidi ka vältida. Mis ma ütlen, kui see lõpuks kunagi välja tuleb, siis see peab olema imehea juhus. Aga nii, et siis, mis puudutab nüüd linnapea Anti Allas, siis võib juhtuda, siis nagu sina väidad, võib juhtuda niimoodi, et ta jääb ka linnapea kohast ilma, et ta ei saa Riigikokku ja siis tulevikus istub ta lihtsalt opositsioonipingil. Ongi nii, tähendab, kui nüüd momendil, nagu ta mullegi seal ütles, et tal on nüüd ükskõik, et ta keskendub, isegi ongi hea, kui ta saab opositsiooni ja keskendub Riigikogu valimistele, siis see on kuradi kahtlane business. Juhul, kui ta kaotab kõik ja sotsid langevad opositsiooni, siis kurat ega Ossinovski tal pead ei silita. Nii et praegu elame põneval ajal ja linnapea sellise suhtumisega kaotab absoluutselt kõik. Eelmise nädala kohtumistest minu tuttavate riigikogulastega, sellepärast et mis seal salata, soovin ikkagi endiselt olla paljude asjadega kursis ja eravestluses räägivad riigikogulased hoopis midagi muud kui kuskil mujal. Ja mis seal salata, kuna ma nüüd nimesid ei nimeta, siis sellisel juhul igaüks saab pärast siis vaadata, kas mul, nagu öeldakse, jutt läks täppi või mitte. Asi selles, et avapauk tehti tegelikult sotside kõrvale tõrjumiseks juba Tallinna selle võimuliidu moodustamiseks. Ilmselt on nende sotside maksupoliitika kõikide asjadega niimoodi kõiki ära tüütanud, et nüüd vist tehakse neile kambakas.
ka uues valitsuses. Ja samas, mis seal salata, kõiki huvitaks juba natuke poliitiline stabiilsus. Ja kui nüüd kujutada ette, et sotsid ei ületagi Riigikogu valimistel 5%, mis on küll vähe tõenäoline, aga noh, ise kui nad saavad, siis mitte oluliselt, siis sellisel juhul, kui sotse poleks, poliitiline maastik oleks päris okei. Nüüd, kuhu ma tahan jutuga jõuda, on see, et tegelikult ka uues koalitsioonis järgmine aasta ei näha riigi tasandil enam sotse sees. Ja hüppeliselt hüppan nüüd Võru peale. Vaadake, süsteem on lihtne. Kui keegi tahab saada siit Riigikogusse, siis pole see mingi saladus, sa pead keskaparaadiga hästi läbi saama. Kes Võrust tahaksid Riigikogusse saada? No selge pilt. Tulik, Allas, võib-olla veel mõni keegi. Anneli Ott. Ja Anneli Ott ka muidugi, noh, see tahaks olla seal stangunde, aga no ilmselt saab ka, kui ta oskab Ratasega endiselt hästi läbi saada. Ja nüüd kujuneb välja Võrus olukord, kus Kalvi tahab saada. No Kalviga ma nii eriti ei arvesta sellepärast, et Kalvi, ma räägin praegu konkreetselt Võrust. Sest lõpuks paneb paika ka see, kes kui palju hääli saab ja kes kui suurt toetust ühte või teise parteisse annab. Aga Võru... piirkond on, ütleme, ikkagi 3 maakonda ju. Mitte ainult Võru ja tavaliselt saab siit ainult kas maksimum võib-olla 1 sots saab sinna Riigikokku siit, kui üldse. No seda küll. Ja nüüd ongi küsimus, kes kui palju saab. Aga ma räägin põhimõtteliselt, kes mis puudutab konkreetselt Võru linna. Siin on siis Tulik, siin on Anneli Ott ja siin on see Anti Allas. Nii, nimekirja, vaat siin ei ole need isikuvalimisi. Kes rohkem, kes eespool on, ta saab sisse. On või 2 häält. Nii, nimekirja määrab Tallinn. Ja Tallinn järelikult ütleb ka, kes kellega koalitsiooni teeb. Nii naljakas kui ka ei ole. Ehk teiste sõnadega. Rahulolematus sotside sees Võrus. Ma olen 4 silma all Jüriga räägitaks. Ametlikult öeldakse, et käi sinna samusesse. Mul kama 2. Ma võin käia ka, aga peaasi andki mulle informatsiooni. Lühidalt, see Allase ülikõva võit võib talle magusalt kätte maksta sellega, et tema oma seltskonnas võib juba toimuda kerge pööre. Aga kujutage nüüd ette situatsiooni, kui Tallinn annab Tulikule ja Keskerakonnale käsu, et tahate saada paika, siis olge valmiks ka järgmises koalitsiooniks. Need langevad ära, jääb ainult 1 koht, enamuskoht sotsidele. Aga kui nüüd seal, ütleme, Kotmanis või keegi ära hüppab, siis ongi kõik. Pakun välja naljaga pooleks uue koalitsiooni. Ja kõik peale sotside, kuidas jaotuvad kohad. Tulikule, volikogu esimehe koht, okei, on pildil. Aga kujutage pilti, kui on niimoodi. Tulik, linnapea, Kotmanis, abilinnapea ja Anneli Ott kaasa mängimise eest nimekirjas nii või nii normaalsel kohal, et kui kesikud sisse saavad Riigikogusse, on ka tema automaatselt sees. Vaadaku palju kohti nüüd järgi jäi. Volikogu esimehed, kõik värgid. Miks? Jätkab Võru veega edasi, eks ole. Nii. Ongi nagu Keskerakonna kohad jaotatud, eks ole. No ja siin sotsidel 1 koht võimule saamise nimel võivad paljudes asjades teha mööndusi nii Reform kui ka IRL. Ja öelge, et see variant ei ole reaalne. Aga viimasel ajal ongi nagu tulnud väga palju signaale selle kohta, et just kui Anti Allas on nagu hästi selliseks uhkeks ja ülbeks läinud ja enam ei taha siis, ütleme, kodanike küsimustele vastata ja isegi ajakirjandusest on näiteks tulnud signaale, et ta ei taha enam küsimustele vastata, et millest see võib olla, et kas ta kardabki seda, et ta võib oma sellest kohast ilma jääda või? No seal on küsimus ka rohkem selles, et kuna siiamaani juhtis Võru linna ikkagi Kalev Ilves, juhtis nagu vanglat, hunt temaga.
Et tema oligi nagu päris juht siis? Ja, no nagu ma ühes postituses olen ju kirja pannud, mina sain tolle kabinetiga nii hästi läbi, et mul oli seal oma isiklik kohvitaski, mitte Anti Allasega, vaid Kaleviga. Ja tahes-tahtmata ma nägin, kuidas linna juhiti. Kalev oli spetsialist, müts maha, tema olekski võinud jätkata. Nüüd seda enam ei ole ja Anti ei saa vastata enam ühelegi konkreetsele küsimusele, eriti veel pärast seda, kui viimasel volikogul Kalev Ilvese asemikku tõusis püsti ja enda tutvustamisel ütles, et Andi mõista, et ega ta sellest ametist suurt midagi ei jaga küll, aga et tal suur mentor ja abiline Anti Allas kõrval, kes võiks teda aidata. Sõbrad, linna juhtis Kalev Ilves. Anti oli rohkem nagu allkirjamees, eks ole. No see on ainus abilinnapea koht, kus peab olema spetsialist. Kurat, kuulutage konkurss välja, võtke sinna spetsialist. Aga kui momendil üks loodab ühe peale, teine teise peale, siis me saame linna majandades veel nalja näha. Aga miks sa arvad, miks ei korraldatud konkursse ja miks ei valitud spetsialiste? Vaid võeti nii-öelda inimene tänavalt? Küsimus on rohkem tolles, et need, kes volikokku said, ega neil kellelgi, kõigil olid ambitsioonid, kõik tahtsid midagi saada. No. Kõik tahtsid tööd saada? Kõik tahtsid raha saada. Tähendab asi selles, et ega siis see koht iseenesest oleks pidanud olema ikka sellele, kes midagi oskab. Näiteks Kotmanis on väga hea koht, väga hea mees tollele kohale. Kurat pannud Kotmanis andnud siis selle Võru vee juht tollele noorele poliitikule, kes ei ole siiamaani mulle selgeks teinud, on tal siis Eesti kodakondsus või Austraalia kodakondsus. Kõigil soovitan lugeda tema enda postitusi, kui ta sai selle Austraalia kodakondsuse. Mis ta siis Eestist arvas. Aga jätan ikka kellelegi mingi lugemisrõõmu ka, miks ma kõike pean ette laulma. Okei, kuule, aga suur aitäh sulle! Kui oli midagi kasu, eks mul järgmine nädal on järjekordselt kohtumised Riigikogu liikmetega ja siis toonitangi, et see esimene informatsioon, kuidas võib koalitsioon edaspidi toimida, ongi rohkem pärit Tallinnast, sellepärast eraviisiliselt räägivad mul vanad head tuttavad riigikogulased mida iganes. Aga nii kaua, kui ma neid alt ei pea, nimesid ei nimeta, kuulen ikka endiselt midagi. Siis sa oled nõus regulaarselt hakkama kommentaare andma? Jah, näiteks järgmise kommentaari võiks anda ülejärgmine nädal, sellepärast, et järgmise nädala päeva, millal ma nendega kohtun, ma ei oska öelda, aga nädala jooksul igal juhul, sellepärast, et bürotehnika on ka vaja laiali vaja jagada. Suur aitäh ja kohtumiseni! Kena, kõik head!